puhkus, kas pole mitte ilus, aga ma räägin sulle ühe loo. On augusti lõpp 2016. Ma hoian Johannal käest kinni ja me jalutame säravvalgel liival. Musta mere vahused lained liiguvad sujuvalt kaldale, soe päike paitab pead. Ja meie ilus 5-tärni hotell on kohe ranna lähedal. Johanna on just kätte saanud oma magistrikraadi. Mina lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureuse ja ma olen juba suvel pildistanud 23 pulma. Ja kõige selle keskel me korraldasime enda pulma rohkem kui 200 külalisega. Ja nüüd 4 päeva tagasi abiellusime ja olemegi pulmareisil. Väga palju tööd on tehtud ja kaua oodatud puhkus soojal maal on käes. Kas võiks isegi öelda, et see oligi täiuslik puhkus? Tegelikult mitte, sest selle asemel, et vabalt võtta, tunda rõõmu oma kallist naisest, olid minu mõtted töö tegemata asjade juures. Ja pinget lisab see, et tagasi lend Tallinnasse on hilis õhtul ja juba järgmisel hommikul pean olema ühes uues pulmas, mida ma pildistan. Ja selle muretsemise keskel ma sain äkitselt aru ühest asjast. Ma olen puhkamises väga halb. Kas sina oled langenud pseudopuhkuse ohvriks? See on olukord, kus sa tunned, et sa vajad puhkust ja sul on isegi võimalus võtta selleks aega, aga kui see aeg on läbi, siis sa tunned, et tegelikult sa ei puhanud. Näiteks sa oled väsinud, avastad, et oled Insta feedi pool tundi rullinud ja nüüd oled veel rohkem väsinud. Või sul on vaba päev ja lubad endale väikse Netflixi, aga järsku märkad, et terve hooaeg on vaadatud, öö on käes ja tunne on kuidagi tuiv. Pseudopuhkuse vastand on produktiivne puhkus. Mis see on? Esiteks, see on aeg, kui sa võid ise valida, mida sa teha tahad. Teiseks, see on aeg, mis mõjub sinu jaoks inspireerivalt ja värskendavalt. Ja tõeline produktiivsus ei tähenda seda, et puhkuseks aega kogu aeg tegema tööd. Meie missioon Produktiivsusklubis on aidata sul saavutada oma potentsiaal terves elus. Ja teades, kui oluline on puhkus sinu suhetele, vaimsele tervisele ja ka töö tulemuslikkusele, siis on oskus puhata ülioluline. Ja ma tunnistan, et mul on endal veel palju õppida selle kohta, aga ma jagan sulle 3 konkreetset nõuannet, mis on mind aastate jooksul aidanud. Esiteks, loo endale täitvate tegevuste nimekiri. Mis asi see on? See ongi lihtne nimekiri kõigist tegevustest, mis mõjuvad sulle inspireerivalt ja taastavalt. Ja meile tegemises tunned nagu tõeliselt rõõmu. Minu täitvate tegevuste nimekirjas on praegu 19 tegevust ja neid võib laias plaanis jaotada 4 kategooriasse. Ma toon mõned näited. Esiteks, füüsilised tegevused. Mul on seal näiteks jooksmas käimine, discgolfi mängimine. Viimase puhul on muidugi, olen ära märkinud, et sulgudesse et see pakub rõõmu ainult siis, kui ma ei kaota. Siis teiseks, loomingulised tegevused. Kaasahaarava soundtrackiga videot monteerida või siis viibida mingi ilusa disainiga keskkondades. Siis kolmandaks, sotsiaalsed tegevused. Inimeste nõustamine ja innustamine näiteks äris, ajaplaneerimises või usuteemadel. Ja loomulikult kohvipausid, nagu võib-olla olete aru saanud, siis minu lemmikud. Neljandaks, vaimulikud tegevused. Jalutada Toomemäel, kuulata ühte head Timothy Kelleri jutlust. Ja ma arvan, et on oluline, et sa saaksid seda listi telefonist või märkmikust igal ajal vaadata, et kui sa hakkad oma puhkust planeerima, siis oleks ideed kohe käepärast. Mina hoian neid enda jaoks oma isiklikus produktiivsuse süsteemis Notionis. Ja kui sulle pakub see lähemalt huvi, siis meil on tegelikult e-kursus, kus me õpetame, kuidas endale sarnane toimiv süsteem luua. Mõni aasta tagasi oligi mul sünnipäev tulemas ja siis ma tundsin, et ma ei taha hakata mingit suurt üritust korraldama, aga samas tahtsin, et see oleks üks mõnus päev minu enda jaoks. Ja ma võtsingi lahti oma täitvate tegevuste nimekirja ja proovisin disainida päeva, mis mulle päriselt rõõmu pakuks. See algas sellest, et ma tegin väikse koolituse Transpordiametile ja see ajaplaneerimise teemal, et see kõlab nagu töö, see on tõsi, aga selle puhul ma teadsin, et kuigi see nõuab pingutust, siis pärast on mõnus tunne, et sain inimesi aidata. Seejärel ma olin kokku leppinud kohvipausi sõpradega Agape kohvikus, nagu ilmselt olete aru saanud, siis kohvipausid on üks minu vaieldamatu lemmiktegevusi. Aga ma sõitsin sinna teadlikult rattaga, sest see pakub mulle rohkem rõõmu kui autoga minemine.
ja päev lõppes õhtusöögiga vanemate juures. Ja eraldi võttes need asjad ju ei olegi midagi erakordset, aga kuna minu jaoks olid need väga täitvad tegevused, siis kokkuvõttes oli see üks eriline päev, mis mul siiamaani meeles on. Teiseks, leia enda puhkuse rütmid. Mul on sulle küsimus. Mis tuletab sulle meelde, et peab puhkama? Äkki siis, kui ülesanded saavad tehtud? Väga ohtlik mõte, sest see on see, kuidas ma varem toimisin. Sama ohtlik, kui siin kalju nuki peal olla. Mõtled, et hakkad puhkama, aga enne teeks veel mõned kiired asjad to-do-listist ära ja siis tulevad juba uued ülesanded ja kohustused peale. Nii et seda mina ei soovitaks. Ma olen veendunud, et sellise tõelise produktiivsuse mõttes optimaalne viis on toimetada rütmides, eelkõige päeva, nädala, aasta lõikes. Aeg tööks, aeg puhkuseks. Loomulikult on erandeid ja see on okei. Aga kui sul ei ole loodud häid rutiine, siis on suur tõenäosus, et kui sa oled selline saavutaja tüüpi inimene, sa töötad liiga palju ja kui sa oled siuke loomult hipi, siis võimalik, et liiga vähe. Ja mul oli periood, kus ma töötasin tihti õhtuti kella 9 või isegi kella 10, aga mingil hetkel ma sain aru, et isegi kui ma saan seda teha, siis see röövib minu elust hingamisruumi ja sellega koos võime tunda rõõmu nendest asjadest, mida ma teen. Et see ruum nagu minu tempo ja piiride vahel oli jäänud väga väikeseks, hingamisruumi polnud. Viimastel aastatel ma olen iga aastaga tund aega varem hakanud tööd lõpetama, et oleks aega perega, aega taastumiseks ja alati natuke jube, et kas kõik saab tehtud. Aga kuigi sel aastal ma lõpetasin taas tööpäeva varem, siis see on olnud minu karjääri finantsiliselt parim aasta ja piiratud aeg sunnib otsustama, et mis on nagu päriselt oluline. Ja nädala lõikes on parim, kui oleks üks päev, kus päriselt end välja lülitada kõigist tööasjadest. Ja tunnistan ausalt, see on olnud võib-olla kõige raskem rütm minu jaoks. Aga sel puhkusel olemegi Johannaga koos planeerinud, et kuidas paremini hakata koos perega sabatit tähistama, 24 tundi, laupäeva lõunast, pühapäeva lõunani täielikku puhkust. Ja me hakkame seda siis katsetama. Me rääkisime nädala ja päevarutiinidest, rütmidest, aga kuidas on sinu aasta rütmid? Väikeettevõttena on mul võimalus võtta puhkust täpselt siis, kui ma ise tahan, ehk siis mitte kunagi. Okei, see oli natuke nali, aga ma olen kuulnud mitmeid lugusid inimestest, kelle jaoks see ongi reaalsus. Nad usuvad, et sellist nagu pikemat puhkust ei olegi võimalik võtta. Ja ma ise uskusin ka seda pikalt, kuni ühel hetkel ma sain aru, et kui ma ise endale tervislikku rütmi ei loo, siis ma töötan üle ja lõpuks põlen läbi. Näitena, sel aastal mul oli 31 pulma, mida ma pildistasin, aga ma tegin otsuse, et septembri keskele ma panen piiri ja ma ei võta sügisesse uusi pakkumisi vastu. Ja tänu sellele me olemegi praegu siin Johannaga kahekesi kivi otsas kõrgel mägedes puhkamas, et tähistada tehtud tööd. Iga aasta lõpus detsembris ma olen planeerinud sellise tavapärasest pikema 2,5 nädalase puhkuse, et võtta aeg maha, tähistada Jeesuse sünnipäeva, mõelda eelmise aasta peale ja unistada tulevikust. Aga millised on sinu puhkused tööst? Kas sa oled neid päriselt puhkusena kasutanud? Või on harjumus toppida see puhkus täis nii teisi kohustusi, lisatöid või mingeid ülesandeid? Oleme jõudnud viimase punkti juurde. Vali endale puhkuse reeglid. Reeglid. Ma jagan ühte enda kogemust. Tihti tuuakse teleka vaatamine näitena aja raiskamisest. Et ühest küljest ma olen nõus, aga teiselt poolt on päris mõnus ju tegelikult mingit seriaali vaadata, filmi vaadata puhkuseks. Saadki nagu välja lülitada ja mõtted täiesti mujale viia. Enda puhul ma nägin, et küsimus on kvantiteedis, et kui palju ma seda vaatan. Ja mingi aeg ma vaatasin Netflixis ühte seriaali, aga see oli nii huvitav, et põhimõtteliselt igal õhtul ma hakkasin järjest pikemalt vaatama. Ja ma sain aru, et kui see hakkab minu und segama ja sotsiaalseid suhteid takistama, siis see ei ole enam kasulik. Ma tegin endale reegli, puhkuse reegli, et ma võin vaadata Netflixi, aga maksimaalselt kella 9:30. Ja võti oli selles, et ma seadistasin nii, et telekas läheb automaatselt kinni selle kellaajal. See toimis üli hästi, sest ma sain ikkagi õhtuti nautida seda seriaali, aga ma ei pingutanud sellega üle, vaid ma jõudsin õigel ajal magama ja puhkasin välja. Ja see on tegelikult põhjus, miks ma usun, et sind aitaks samamoodi, kui sa sead endale puhkuse reeglid. Hästi seatud reeglid ei võta, vaid hoopis annavad sulle vabadust. Mina ei tea, millised peaksid sinu reeglid olema. Võib-olla see on õhtusel ajal panna nutitelefon sahtlisse ära, et päriselt perega koos aega veeta. Võib-olla on see
reegel öelda nagu ei mingitele lisaprojektidele, mida sulle tahetakse suvepuhkuse ajal peale panna, või siis lihtsalt teha iga päev regulaarseid pause, et sa oleksid õhtul värske. Tagasi alguse loo juurde. Kui ma oleksin enda pulmareisil neid 3 nõuannet suutnud päriselt jälgida, ma usun, et mu puhkus oleks kordades paremini õnnestunud. Ma oleksin saanud planeerida rohkem täitvaid tegevusi meile mõlemale, mis oleks haaranud meid nagu endasse, viinud võib-olla mõtted tööst eemale. Ma oleksin võinud puhkuse rütmi juba varem paika panna, mitte võtta vastu mingeid töökohustusi, mis reisi jooksul lisapingeid tekitasid. Ja tegelikult oleksin võinud luua mingid reeglid enda jaoks, näiteks mitte lugeda töömeili, delegeerida lahtised otsad assistendile. Oleksin. Ja selleks, et sina ei peaks oma järgmisi puhkusi kahetsema, vaid saaksid tõeliselt puhata, siis loo enda täitvate tegevuste nimekiri, leia endale puhkuste rütmid ja vali ka mingid reeglid, mis just sind päriselt aitavad. Ja ma lähen nüüd ronin sinna tippu edasi. Tšau!